Tere, minu nimi on Kerli Ilves ja täna vestlen Vemu Eesti Õppetöökeskuse peaarhivaari Piret Noorhaniga. Piret ei vaja küll tutvustamist, aga ma siiski soovin, et sa natukene räägiksid oma tegevusest lähemalt Vemus. Minul on saanud sel sügisel täis 3 Vemu aastat. Ma alustasin siin tööd 2009. aasta novembrikuus ja see aeg on läinud väga kiiresti, võin ma öelda, ja iga järgmine aasta läheb üha kiiremini. Ja kui ma siin aasta lõpus panin tänavusi tegusid kirja, siis oli tunne, et kas see oli ikka sel aastal, et tunne oli vahepeal, et see vist oli juba möödunud aastal. Aasta algas sellega, et me saatsime Eesti poole teele suure laadungi raamatuid, 275 kasti väliseesti kirjandust, mida me ise siin ei vaja ja mida Toronto eestlased ei vaja, läksid Tallinnasse Oju raamatukokku, kust neid saavad endale siis teised Eesti raamatukogud. Ajalugu kordub. Selle aasta lõpus või järgmise alguses saadame teile järjekordse raamatu, mis ma arvan tuleb vähemalt sama suur kui mitte suurem. Nii et see on ka selline nagu aastatöö kokkuvõte, see raamatute saatmine sinna. Aga aasta on tõesti olnud pikk ja põnev ja kui rääkida kõige tähtsamast, mis on siis arhiivitöö, töö meie arhiivikogude ja raamatukogudega, siis kõik on läinud tõesti väga kenasti. Bibliograafia klubi on olnud jätkuvasti väga tubli, alati teisipäeval platsis rohke arvuliselt ja on tegeletudki peamiselt raamatute, ajakirjanduse koguga, helikoguga, fotokoguga ja tänavu natuke ka filmikoguga. Nii et on tehtud head tööd ja seda näevad, ma arvan, kõik, kes meie arhiiviruumi on sattunud nüüd paar aastat hiljem pärast seda, kui me sinna tühjadesse ruumidesse peale remonti sisse kolisime. Aga lisaks bibliograafia klubile on meil veel palju toredaid abilisi ja need on toredad noored, kas Eestist või ka siit Kanadast. Ma lugesin kokku, et tänavu oli meil vist 13 noort abilist kogu aasta peale. Kerli ise on üks nendest, juba veteran võib öelda, sest et teine hooaeg juba läks tal siin Vemus raamatukogu tööl, aga oli palju teisi toredaid abilisi ka, nii et tänu sellele asjad on tõesti väga kiiresti edasi läinud ja erinevates kogudes edasi läinud, mille üle mul hea meel. Muret võib-olla teeb endiselt ikkagi dokumendiarhiivid, et nendega tahaks rohkem tööd teha, aga nendeni me jõuame põhjalikumalt siis, kui tõesti me oma suurtest raamatuhunnikutest lahti oleme, nii et hullem on möödas. Järgmine aasta on meil veel üks mägi, millest me peame nüüd läbi närima, aga pärast seda oleme me nii-öelda juba järje peal ja siis me saame nagu teha sellist igapäevast tööd. Ma saan aru, et sinu töös on väga oluline teha plaane, et sa just rääkisid, et see aasta läks väga edukalt mööda, et mis on uue aasta suured plaanid, mida sa soovid võib-olla sellest aastast uude aasta kaasa võtta? Üks asi veel sellest lõppevast aastast, mis ma tahaks mainida, on see, et lisaks nüüd bibliograafia klubile Vemu all ju toimub tegelikult koostöö ka teiste tublide kultuuri- ja ajalooklubidega, kes siin Tartu kolledžis tegutsevad. Tänane intervjuu ei sünniks, kui meil ei oleks kultuuripärandi seltsi, kes oma nime tänavu vahetas, nii et püüame kõik harjuda nende uue nimega. Kultuuripärandi selts on endiselt jätkanud intervjuude tegemist, aga eriti ametis on nad olnud meie ürituste jäädvustamisega ja neid on teatavasti olnud palju, nii et neil on tõesti väga suur töökoormus, et kõik need arvukad loengud, mis siin on olnud üles võtta. Elulugude rühm on käinud ka pidevalt koos ja nemad on kohe välja andmas valikut ingliskeelsetest elulugudest, nii et neilt on üks raamat tulemas. Laenuraamatukogu daamidega me oleme ka väga meeldivad koostööd teinud, nii kogude komplekteerimise osas me oleme aru pidanud, mida nemad oma kogusse vajavad ja mida meie oma kogusse võtame, nii et meil on selline kogumistööalane koostöö, aga veel rohkem me unistame nii-öelda ühisest helgest homsest, kui me äkki ehk saame järgmisel või ülejärgmisel aastal kolledžisse uue lugemissaali,
kus siis võiks hakata ka arhiivikogu raamatud laiemale publikule jagama. Nii et ma olen tõesti väga tänulik nendele teistele klubidele ja seltsidele siin ka ja muidugi akadeemilised organisatsioonid, kellega me ka ikkagi kokku puutume ja Estoksi seltskond ja isegi ööbikud, sest et siin kõik asjad on omavahel väga, väga seotud, nii et need kõik asjad muidugi, see koostöö jätkub ka uuel aastal, see on nüüd päris kindel, aga järgmine aasta saab olema mõnes mõttes eriline. Ja see ongi tegelikult minu järgmine küsimus, et järgmine aasta on Eestis kultuuripärandi aasta ja see on tihedalt sinu tööga seotud, et millised on sinu mõtted sellest aastast, mis on sellised asjad võib-olla, mis sa soovid siia Vemu kavva võtta, et kas sa saaksid natuke lähemalt neid tutvustada? Jah, see oli mõni aeg tagasi, kui ma nii puht juhuslikult interneti avarustest lugesin välja, et tulemas on tõesti Eestis pärimusaasta ja nad juba suvest peale on seal ideid kogunud, et mida selle aasta raames võiks ette võtta ja ma ootasin kaua, et mis nagu Eesti plaanid on või mis on õieti see nende fookus sellele üritusele ja nüüd hiljaaegu siis on see informatsioon siis nüüd avalikkuse ette ka antud, nii et selle aasta pärimusaasta hüüdlauseks on pärijata pole pärandit. Väga suurepärane hüüdlause, ma arvan, ja paistab, et kogujate mõtted, ükskõik kummal pool suurt lompi me oleme, liiguvad väga ühes suunas, sest et enne seda veel, kui ma seda hüüdlauset lugesin, oli meil siin tekkinud plaan, et me peame rohkem hakkama tegelema Toronto Eesti noortega, koolinoortega, aga ka nende Eesti noortega, kes võib-olla Toronto Eesti seltsi täienduskoolis ei käi. Nii et meil on plaan järgmisel aastal nüüd jaanuarikuus juba välja kuulutada üks kogumisvõistlus noortele, et nad võiksid aidata meil siis Vemu kogusid täiendada, aga peamine eesmärk ikkagi on see, et noortes tekitada huvi ajaloo ja kultuuripärandi ja selle säilitamise vastu ka ja teadlikkust nendes tõsta, et mida tähendab muuseumi tegemine või kultuuripärandi säilitamine. Nii et see on üks meile väga sobilik hüüdlause. Enne kui kultuuripärandi aastast veel lähemalt räägin, ma küsin siia vahele, kuna sa selle noorte teema tõid üles, siis kuidas sinu arvates peaks sellist arhiivitööd ja muuseumitööd tegema noortele atraktiivsemaks, et millised on sinu mõtted selle koha pealt, et kuidas noori kutsuda siia? No lõppeval aastal meil oli ju üks tore ühine eksperiment, mille käigus ma arvan, me kõik saime palju targemaks, kui Katre Viilvere oli siin arhiivipraktikal ja uurimistööl ja tema töö ju lõppes noorte näitusega Am I Estonian. Kerli tegi kõik need kaunid portreefotod selle näituse jaoks ja me tahtsime selle näitusega tõesti nähagi, et kas ja mil viisil neid noori oleks võimalik kaasa haarata. Ja ma arvan, et sa oled nõus minuga, kui ma ütlen, et noortel oli huvi selle näituse tegemise vastu küll, aga noored on väga hõivatud. Ja see on see probleem, et neil on väga palju huvisid, see oli ka nende vastused seal Katre küsimustel olid, et nad tahavad olla eestlased, neil on huvi selle, teise, kolmanda asja vastu, nad tahaks selle kõigega tegeleda, aga neil on nii kiire, et raske on leida lihtsalt selle kõige jaoks aega. Ja see ongi nüüd see küsimus, et kuidas neid inimesi või ka parimas tööeas inimesed näiteks, kes ka on väga hõivatud oma professionaalse töö ja perekondade ja laste koolitamise ja Eesti koolitamisega, et kuidas neid ikkagi Vemuga siduda nii, et nad päris kõrvale ei jääks. No ma arvan, et see virtuaalsus on nüüd üks kindlasti see märksõna, et mida rohkem me oleme internetis ja mida rohkem me suudame veebi kaudu pakkuda huvitavaid asju, seda rohkem neid virtuaalseid sõpru meil tekib, kellest võib-olla ühel päeval saavad ikkagi ka reaalsed sõbrad. Selles mõttes, et nad tulevad ka päris Vemusse või meie päris üritustele. Ehkki siin ma olen ka lugenud muuseumi teoreetikute juba arutlusi selle üle, et lootus see, et kõik see blinkiv ja särav ja sillerdav virtuaalsus toob uut publikut päris muuseumi, ei ole tegelikult ennast nii väga õigustanud, sest need on väga erinevad publikud, kes armastavad käia vaatamas nii-öelda päris asju ja need, kes elavadki oma elu seal virtuaalsuses, nii et see on nagu tänapäeva kultuuri
probleem üldse, et kuidas ikkagi neid kahte maailma hoida kommunikatsioonis, et nad teineteisest päris eemale ei jää. Aga muidugi ühistegevus ja ühisaktsioonid, see ongi see, et kui inimene on kaasatud, et kui sa lööd kaasa ühe näituse tegemisele või kui sa osaled ühel kogumisvõistlusel ja kui sa tead, et selle produktiks on pärast kas näitus või mingi veebinäitus või mingi väljaanne või see kõik, ma arvan, seob inimesi, aga nende endi käest on ka vaja rohkem küsida, et mida te soovite, kuidas te soovite. Nii et suhtlema peab nendega rohkem. Sinu ilusa jutu põhjal mul tekkis küsimus, et kas Vemu on plaaninud kultuuripärandi aasta tähistamiseks siin Torontos ka kuidagi noori rohkem kaasata? No see kogumisvõistlus ongi nüüd üks väga konkreetne plaan. 11. jaanuar me kuulutame selle välja, 30. november on kokkuvõtete tegemine, tulevad preemiad. No präänik on ka alati natuke see, mis paneb tegutsema, nii et präänikud on ka garanteeritud, aga praegu ma veel mõtlen tegelikult, see, mida ja kuidas seda nüüd teha, ei olegi veel päris kindel, et seda peakski nüüd tegema viisil, mis noortele tõesti on huvitav, kas tehniliselt näiteks, et nad saavad oma tehnilisi oskusi seal rakendada, kõik on ju väga tublid igasuguste tehniliste vahendite kasutamisel või ka nende teemad osas, et mis tõesti ei pea alati minemagi väga kaugele ajalukku. Ajaloo jäädvustamine on ju näiteks ka see, kui sa jäädvustad oma tänast päeva, sest juba 5-10-15 aasta pärast on see ajalugu. Ja see on, võib-olla pakub paljudele isegi rohkem huvi, et see kogumisvõistlus on nüüd üks. Ma arvan, et see üks aktsioon, mis nüüd ka jaanuaris käima läheb, see filmiõhtute ettevõtmine, see võib-olla toob ka nooremad publikud, sest audiovisuaalne meedia, olgem ausad, on tänapäeval ikkagi see kõige populaarsem ja kõige universaalsem, millega võib-olla ka nendel, kellel on keelega probleeme või lugema enam ei kipu teatud keeltes, et seda on kõige lihtsam vastu võtta, nii et need filmiõhtud, mis siin jaanuaris käima lähevad, ma loodan, et see toob meile ka uuemat, nooremat publikut. Emakeelepäev on kevadel tulemas. 2 eelmist emakeelepäeva ei ole väga popid ja noortepärased olnud. Ehk peaks tänavu mõtlemagi ka kooliga nagu eelnevalt juba rohkem nõu pidama, et kuidas seda teha nii, et see võiks noortele rohkem huvi pakkuda. Tegelikult me alustasime väga põneva teemaga, nagu näha, et me hüppame ühelt teemalt teisele, aga see üldine teema kultuuripärandi aasta, mida mõeldakse sellega, mis on kultuuripärandi aasta? Kultuuripärand on väga lai mõiste. Ma olen ju ka tegutsemas organisatsioonis nimega Baltic Heritage Network, et kui me seda organisatsiooni alustasime, siis oligi probleem, et mis tema nimeks panna, sest eesmärk oli tegeleda nii arhiivide, raamatukogude, muuseumide, suulise pärimusega, ehk siis rahvaluulega, esemete, kogudega, kunstiga, kõige sellega. Eesti keeles see kultuuripärand on just see sõna, see lai katus nii-öelda mõiste, mis seda kõike kenasti katab, kuigi mõnel puhul teda kasutatakse pigem nagu, ütleme, kas muinsusobjektide, inglise keeles mul jääb vist mulje, et see pigem puudutab nagu arhitektuuri muinsusobjekte, aga sellist, ütleme, intangible heritage, see on siis see suuline pärand, see, mida me laulame või mida me mäletame, eks ole, meie traditsioonid, laulupeo traditsioon näiteks. Aga see aasta, nii Eesti poolt on ta ikkagi välja käidud kui väga laia põhjaline kultuuripärandi aasta, sinna sisse mahub töökogudega kogumine, aga sinna mahuvad ka just need samad muud kultuuripärandi nähtused, mida ma siin nimetasin. Selle aasta väljakuulutusme põhjuseks õieti ongi selle ajaloolised põhjused ka Eesti, Läti ja Leedu laulupeod said 10 aastat tagasi kantud UNESCO pärandi nimistusse ja muinsuskaitseühendusel täitub 10 aastat. Nii et, vabandust, 20. Ja Rahvusraamatukogu ja muinsuskaitseühendusel 20 aastat, nii et need on nagu need sellised formaalsed põhjused, miks see teema üles võeti, aga kui ma vaatasin, mis nagu Eestis plaanis on, siis tõesti plaanid on seinast seina, et seal oligi,
kusagil oli plaanis hakatagi noortega just pidama näiteks selliseid jututubasid, kus tullakse kokku ja räägitakse vanadest asjadest ja meenutatakse neid. Eesti Rahva Muuseum, ma tean, on kavas neil päevapiltnike aktsioon, nad tahavad hakata koguma fotosid ja informatsioone Eesti päevapiltnike kohta. Üks raamat on juba vist esitlemisel või valminud neil seal. Ja nii edasi, nii et iga mäluasutus nagu oma profiilist ja vajadustest ja võimalustest lähtuvalt, aga meil on siin ka väga palju erinevaid tegelikult võimalusi, kuidas seda lisaks nüüd sellele kogumisvõistlusele ja tööle noortega, kuidas seda ikkagi veel aga on sellest plaane seada. Kultuuripärandi aasta kavas midagi, mis sulle nii palju sümpatiseerib, et sa sooviksid seda ka kuidagi siin Torontos rakendada? Kas see on üldse võimalik? No tegelikult meil on endal juba enne, kui see nii-öelda see plakat meie pea kohale tõusis, me ei oleme oma järgmise aasta plaane juba tükil ajal, sügisest peale või õieti, need tekivad ju kogu aeg jooksvalt need järgmise aasta plaanid. Et pigem on see, et kuna tegijaid siin ikkagi on ju üsna vähe, et ei saa nagu plaanidega ka liiga hoogu minna, sest lõpuks sa vangud nende võetud kohustuste all, et pigem ma olen püüdnud vaadata nii, et need üritused, mis meil siin nii ehk nii juba nagu kavasse tulid, et neid täita sisuga niimoodi, et nad haakuks selle kultuuripärandi aastaga. Ja üks ürituste sari, mille puhul ma tõesti tahaks nii toimida, on just see meie nii-öelda aasta suurüritus, see on siis Tartu kolledži sünnipäev septembri lõpus ja meie järgmise talvehooaja avamine. Tulemas on Eestist näitus, Eesti kirjanike portreede fotonäitus, mida me Alar Madissoniga, Kirjandusmuuseumi fotograafiga alustasime kunagi ammu Kirjandusmuuseumis. Neil on olnud juba seal nüüd paar näitust ja ma olen tahtnud ikka neid portreesid ka siia tuua. Aga selle näitusega on üks probleem, et seal on väga palju fotosid ka tänapäeva noorematest Eesti kirjanikest, kellest kindlasti väga paljud siin, väga paljudele on tundmatud. Et kuidas neid siis tutvustada, et see ei oleks lihtsalt võõraste toredate inimeste portreenäitus, vaid et sa tõesti mingit uut teadmist annaks. Need eelmised Eestist tulnud rändnäitused on olnud ajaloost jutustavad näitused, mõlemad Siberi näitused, seetõttu nad on nagu erinevad. Et see on nagu trikiga või konksuga asi natukene, aga lõpuks ma mõtlesin, et võib-olla olekski vaja seoses selle näitusega võtta üles teema, kuidas Eesti kultuur, kirjandus sealhulgas, et kui kommunikatsioonivõimeline ta on erinevate kas Eesti rahvusgruppidega, kus iganes nad siis elavad, või siis ka hoopis teiste rahvustega, et eks sul ole ka sageli tunne, et Eesti kultuur seal Eestis sageli ta elab nagu mingit oma hermeetilist elu ja sissepoole ja väikse rahvakultuuri on väga raske nagu väljapoole pöörata või avada seda võõrastele nii-öelda. Aga et see siiski on ju tehtav. Ja selle järgmise sügisürituste akadeemilise seminari teema tõenäoliselt saabki olema just selline tegelemine pärandiga, pärandi kogumine, talletamine, kultuuri kogumine ja talletamine, aga ka see, kuidas seda jagada teistega. Kas need on siis meie oma eestlased, kes näiteks eesti keelt ei räägi, või need on need teised rahvad siin Kanadas meie ümber või ka kusagil mujal. Nii et on juba mitmed mõtted, kes siia võiks ka esinema tulla ja üks kokkuleppe koguni on olemas. Kristiina Ehin, väga võluv, andekas, suurepärane noor Eesti luuletajanna ja kirjanik on tulemas siia oma abikaasaga, kes on rahvamuusik või etnomusikoloog. Nii et nendelt on ka sellist kultuuriprogrammi loota ja need on ka näiteks juba Eesti kooli külla kutsutud, nii et noored säravad inimesed, kes võivad tutvustada ka väga vana Eesti kultuuri tõesti nii, et see võiks Kanada Eesti noortele ehk ka huvi pakkuda. Nii et selline üks soov on mul, et järgmisel aastal tegeleda võib-olla rohkem erinevate nende rühmadega, kelleni me tahaksime jõuda kunagi tulevikus, kui meil see päris vemu ka on. Sest on ju selge, et ega me ei ehita seda muuseumi siin ainult eestlastele. See peaks olema ikkagi osa Kanada kultuurist või kultuurielust ja ajalookultuurist.
ja et see nii saaks olla, selleks me peame juba praegu ikkagi pingutusi tegema. See on väga põnev, et sa oleksid justkui minu pähe piilunud, et mul oligi üks küsimustest, mis ma tahtsin sinu käest küsida, et kas sa ütleksid oma 3 soovi, sa juba esimesega alustasid, nii et äkki sa jätkad ka teise ja 3. et mis on sinu suured soovid siin oma töös, võib-olla siis uuel aastal? Ja üks soov on veel, õieti see on jälle üks oluline teema, millega ka me oleme ju juba algust teinud möödunud sügisel, kui filmimehed Marko Raat ja Ivo Felt siin olid, siis Marko pidas väga huvitava loengu sellest, kuidas tehakse Eesti Rahva Muuseumi uude hoonesse uut püsinäitust. Marko on seal töörühmas osaline ja tegeleb audiovisuaalsete ideedega. Ja ma arvan, et see oli paljudele, kes sinna kohale tulid, väga huvitav ja see oligi tegelikult eesmärk näidata seda, kuidas tegelikult tänapäeval muuseumi tehakse, et see ei ole nii, et on klaaskastid ja seal sees on 7 asja ja siis on viisakad allkirjad ja see ongi muuseum. See võib ka muuseum olla ja selline muuseum kindlasti jääb ka igavesti, sest et on ka need inimesed, kellel tõesti meeldibki vaadata lihtsalt vanu asju. Aga tänapäeva muuseum tegelikult saab olla palju enamat. Ja mida me peame nüüd järgmisel aastal kindlasti hakkama tegema ka ongi see, et diskuteerima teemal, millisena me tahaksime näha Vemu püsinäitust näiteks. Sest püsinäitus on väga vastutusrikas asi, kui ma ERMis seal ka alustasin selle püsinäituse töörühmas ja kui olid esimesed diskussioonid, et mis siis meie 1000 aastaste pikkusest ajaloost sinna küll väga pikka majja, aga ikkagi alguse ja lõpuga majja peaks ära mahtuma. See oli väga valusate valikute tegemine, millest loobuda ja mis on see oluline, mis sinna peab jääma ja kuidas seda näidata. Ja me peame siin hakkama ka neid jututubasid pidama, et rääkida siin eestlastega siit, kas nemad on muuseumidega seotud või nemad ei olegi oluline, aga tõesti meil on plaanis juba veebruarikuus teha üks esimene selline Vemu jututuba, et kutsuda kokku siin organisatsioonide esindajaid ja hakatagi niimoodi rääkima. Et mind huvitab ka väga teiste inimeste peade sisu, et mida teised inimesed arvavad või mis on nagu neile oluline, sest et see esimene püsinäitus siin ikkagi peaks ju tegelikult kajastama just selle pagulaskonna mingit kogemust või neid sisemisi tundeid ja ka tuleviku soove ja nägemusi, et see oleks vaja meil nüüd nagu kuidagi kontsentreerida ja need teemad nagu välja sõeluda, seejärel saab hakata mõtlema, kuidas seda näidata. Ja selleks, et seda näidata, on vaja kindlasti veel ka palju juurde koguda, sest oleme ausad, kogud on küll suured, aga nad ikkagi ei võimalda sul kõike seda näidata, mida tegelikult mis tegelikult näitamisväärt on. Ja sellised Vemu jututoad peaksid siin nüüd hakkama toimuma ja võib-olla siis nende tubade põhjal saame ka ükskord jõuame Vemu sõprade seltsini, sest seda on ka tegelikult väga vaja. Vemul on väga palju toredaid sõpru ja toetajaid, mitte ainult siin Tartu kolledži nende klubide ja inimeste seas, kes siin käivad ja teod ja nõuga alati abiks on, aga meil on ka selliseid meie tubli publik, kes käib meie üritustel ja kes ikka jälle, kellega mõtteid vahetades saad aru, et inimesed mõtlevad selle üle, et peaks seda sõpruskonda nagu formaliseerima, anna talle ikka ühe kuju ja see Vemu sõprade selts näiteks võiks olla siis ka see, kes hakkab igasugu tuluüritusi korraldama, sest et mina võin siin küll ka väga palju ideid genereerida, aga üksi ei tee midagi. Üksi suuri asju ei tee, selleks on vaja ikkagi mõttekaaslased nii-öelda ühe ree peale saada ja siis me võime kusagile välja jõuda. Et nüüd on paar aastat on nagu toimunud selline nagu pinna sondeerimine ja vaatamine, et mis on meeleolud ja mida arvatakse ja kuidas, mulle ka huvitav kogemus, et kuidas nagu see koostöös ikkagi üldse toimib ja võimalik on. Nüüd oleks vaja hakata seda natuke nagu andma sellele mingid konkreetsemad kuju ja ka mõningatele inimestele või tõesti konkreetsemaid ülesandeid, kes oleksid valmis panustama ja see filmi algatus siin meeldib mulle väga. See on järgmine küsimus.
see meeldib mulle siin kohe väga, sest see ongi nüüd see just see toimimise viis, kuidas eestlased siin Kanadas ikka on toiminud. Tekib ühine huvi, tekib mõte, et võiks seda teha, leiduvad inimesed, kes tahavad seda teha, asi hakkabki toimuma. Ja kuidas filmiprojekt lähemalt välja näeb? Filmiprojekt näeb välja nii, et Rein Ende on nüüd tublisti asja eest võtnud ja Facebookis on konto avatud ja jaanuarikuise kava panime me siin küll praegu, et enne kui veel see töörühm tööd alustas kokku, aga edasi nüüd tõesti see töörühm ikka tegutsebki ise. No, võib-olla neile, kes nüüd ei tea, mis toimub ja miks toimub, et ei ole nii, et jälle Eesti asi ja kindlasti kõike peab 2 olema. See rühm ei konkureeri kuidagi S-Doxiga ega midagi. S-Dox inimesed on väga kursis kõigega, mis toimub, aga S-Dox ikkagi toimub korda aastas ja on keskendunud dokumentalistikale, mis on väga suurepärane, aga meil on väga palju ju ka häid mängufilme ja kuna eelmine aasta oli Eesti film 100, nüüd me teame täpselt, mida Eesti rahvas arvab, millised on need parimad meie filmid. Nii et see esimene kuu, jaanuarikuu tegelikult tutvustabki nüüd osa siis nendest kõige populaarsematest eelmise sajandi Eesti filmidest. Algab Oskar Lutsu triloogiaga Kevade, suvi ja sügis, viimsed reliikviad näidatakse ja vabariigi aastapäeva paiku siis nimed marmortahvlil. Ja nagu ma Reinust olen aru saanud, edasi on siis plaanis tekitada selliseid väikseid temaatilisi tombukesi või selliseid sarju, mis siis 1 kuu või paari kuu filmid keskenduksid siis mingile teemale, et see kuidagi väga ei hajuks lihtsalt ja ei killustuks. Üks linnuke siristas mulle kõrva, et ka nii-öelda Vemu sõpradel ja kõigil, kes satuvad kas siis Vemu koduleheküljel, on võimalik oma nii-öelda rolli mängida selles, millised filmid tulevad esitlusele. Kas see on õige? Ja see oligi ka plaan, et küsida inimeste käest esiteks. Jaanuar on ka selles mõttes nüüd eksperiment, et mida aegadest arvatakse, et siin oligi arutelu, et kas teha reedel või teha pühapäeval, mõned tahavad õhtul, mõned tahavad päeval. Tehti kirikesed külad, vaatame, millised ajad inimestele paremini sobivad. Kui on lastefilmid või näiteks pühapäevane võiks olla ka nii, et lapsed on kuskil mujal ruumis, vaatavad väiksemalt ekraanilt võib-olla oma filme veel. Et eks siin tulebki nüüd ikka publiku uuring nii-öelda teha ja võtta seda kõik arvesse ja ega siin ei ole midagi kivisse raiutud, kuskilt kõrgemalt poolt käsku ei ole, et peab nii tegema. Täpselt nii tulebki teha, nagu inimestele meeldib ja on mugav ja ka tegijatel muidugi tehtav. Nii et eks me näe. Aga kuidas Vemu suhtleb oma sõpradega? Ma saan aru, et enne sa mainisid, et virtuaalne maailm ja visuaalne maailm on väga olulised, aga kuidas te jõuate näiteks oma vanema sihtgrupini? Et nemad saaks ka kas see on nende samade külastuste käigus, kas teil on plaanis viia läbi küsitluslehed või on internetis ainult info üleval, et kuidas käib see suhtlus? Ütleme, eakamaa seltskonnaga ikkagi käib suhtlus põhiliselt ju paberajalehe kaudu. Nii et kõik meie üritused, mis iganes siin toimub, need lähevad nii Eesti Elu paberlehte kui ka veebilehte, sest on teada, et ainult internetti. See on see muuseumi töötaja nagu paradoks ongi see, et kui sul on vaja vanemat kraami, siis sa ei saa, sa võid internetis ju istuda, aga sa räägid seal sageli iseendaga, eks ole. Sa pead ikkagi siis pöörduma inimeste poole konkreetselt, nii et kui ma töötan nüüd või materjale kogun, siis ma ikka pöördungi inimeste poole, kirjutan ja helistan ja see on see kõige otsesem viis, mis nagu kogumistööd nüüd puudutab, aga ja üritustest ja aktsioonidest teavitamine, see käib ikka siis sellisel puhul ajalehe kaudu ja see ei kao kusagile. Ja ajaleht on ka selles mõttes ikkagi hea, et ajalugu jääb arhiivi, riiulile, paberile ja jõuab praegu ka ikkagi veel teistesse kogukondadesse, kus on ka vanemaid lugejaid, kes internetti väga palavalt ei armasta, nii aga kui me vaatame seda meie publikut, siis ikkagi enamus publikust ongi ju tegelikult eakam, nii et siin on meil nagu omad kindlad toetajad, stammkunded, sõbrad, huvilised olemas. Ja neile on lihtsalt juba vana hea harjumus käia Eesti üritustel ja need on kõik väga, väga asjatundlikud inimesed ka, kes siin käivad, aga jah, nüüd on
järgmine küsimus on tõesti see, kuidas jõuda nendeni, kes siin veel ei käi. Aga no olles mitmeski muuseumis töötanud, ma võin öelda, et ega muuseumitel ongi ju see oht, et kui sa muutud väga populaarseks, hakkad seal ikka lausa tsirkust ja palagani tegema, sa pead olema ikkagi jääma nii-öelda soliidseks ja sa pead olema ikkagi hariduslik asutus, et sa ei saa nagu päris mängu, laulu ja tantsu seltsiks ikkagi ka muutuda. No muuseumide juures on tõesti need programmid, see on ka see, mida meil veel ei ole, sest meil ei ole tegijaid, meil olekski, see ongi see, et juurde on vaja inimesi. Mingid programmid teatud ajal seotuses mingi näitusega, eks ole, saavad lapsed näiteks tulla, teha siin ise, proovida neid ja neid asju või ka mitte ainult lapsed, eks ole. Et selleks on muuseumide juures pedagoogika või haridus- või muuseumi pedagoogika osakonnad ja õppinud inimesed, kes seal seda teevad, et see on ka eraldi töö, millega on vaja tegeleda, aga see on selline viis, kuidas inimesi nagu aktiivsemalt siduda, et nad lihtsalt passiivselt ei tule, ei kuula, ei vaata ja ei kõnni minema, vaid nad saavad midagi teha. Aga siin muidugi jah, kellel on nagu rohkem seotud, need lihtsalt aitavadki korraldada ja aitavad kirjutada ja tõlkida ja ka veebilehtega, meie ka Taaviga ju üksi seda ainult ei tee, et mul on siin ikka toredad prouad, kes kui vaja seal korrektuuri lugeda või teise keelde mingeid teateid ümber panna, üksi ei tee kõike. Mulle on jäävadki mulje sinuga koos töötades ja sind kuulates, et sa teed rohkem, sa teed 5 inimese tööd, et sellises väliseesti muuseum siin tundub olevat nagu selline peaaegu olematu, kuna tal ei ole oma maja. See maja küsimus on alati see, mis ma arvan kõiki jälitab ja eelkõige sind ja sa oled sellele pidanud kindlasti palju vastama. Aga kuidas on töötada millegi nimel, mis on üks väike mõte peas? Mõnes mõttes on see hea, et sa töötad tuleviku nimel, et sa keskendud, aga mõnes mõttes jälle võib olla halb, et mis see tulevik, aga me keegi ei tea, mis tulevik toob. Millised on sinu mõtted? Kui oleks lihtsalt, et pead tulevikust mõtlema, siis võiks tõesti igav hakata, aga siin on ju nii palju teha iga päev lihtsalt, asjad, mis nõuavad tegemist täna ja mida on vaja nädala pärast ja sa pead mõtlema selle peale, mis juhtub septembrikuus või mis juhtub juba järgmise aasta lõpus. Nii et tegelikult see on pigem nagu endal selline planeerimise oskuse kujundamine, vaid lihtsalt sa pead suutma planeerida, sa pead leidma endale abilisi ja liitlasi ja vaatama tõesti, kuidas ja kellega koos sa saaksid asju ära teha, et kas see Vemu nüüd tuleb majana või ei tule majana. Ütleme tõesti see uue püsinäituse tegemine, see on miski, millega peaks juba praegu alustama, et kui see Vemuga tuleb, ütleme järgmise 5 aasta jooksul, siis ei ole nii, et maja on 5 aasta pärast valmis ja 3 nädala pärast on seal näitus püsti, vaid seda näitust on siis tehtud vähemalt 3 aastat juba enne, kui mitte kauem. Et sellele oleks vaja mõelda, selles mõttes oleks väga hea teada, millal ikkagi siis Vemu täpselt tuleb, et nagu seda ettevalmistust paremini planeerida. Aga ilma selletagi on siin tegemist juba küll, me ju praegu nii-öelda mängime Vemu siin Tartu kolledži koridorides ja foajees ja saalis, et seda muuseumi tööd on võimalik ikka praegu teha ka juba sellisel viisil ja nagu sellise katsepolügoonina ongi väga hea, et me saame siin läbi proovida erinevaid asju, et mis teemad huvitavad või mis laadi näitused huvi pakuvad. Et need Eestist tulnud näitused on ju ka kõik üsna erinevad olnud ja see ongi, minul on väga huvitav just näha, et millist näitust, mismoodi neid näitusi nagu vastu võetakse. Et võib-olla tõesti tänavu, kui nüüd ongi see, et pärijata ei ole pärandit, et tulekski tõesti võib-olla kõik meie noored siin aitavad mul näiteks mõned küsimustikud kokku panna, et küsitledagi nüüd pärast seda paari aastat ikka päris tihedat tegutsemist, et mida arvatakse näituste programmidest, mida arvatakse loengusarjadest. Nüüd tuleb see filmiasi veel juurde, et mis meeldib, mis ei meeldi, mida tahetakse või mida annaks kuidagi teisiti teha, et me peaks hakkama nüüd seda tagasisidet nagu rohkem küsima, sest et erinevaid asju on inimestel juba pakutud, nüüd on neil mille pealt juba arvata. Tundub, et uus aasta tuleb veel tegusam kui möödunud aasta, et nii palju huvitavat ja uut on sündimas, aga ma küsiksin veel, natukene jäi see kultuuripärandi aasta jutt meil pooleli
et sai ühest kohast hüpatud uuesti kultuuripärandi aastas, et kui tähtis on sinu jaoks üldse, et selline aasta Eestis järgmine aasta toimub? Ma arvan, et see on väga tähtis. No Kultuuriministeerium on ju seal mitmeid temaatilisi aastaid. Eelmine oli ju filmiaasta ja on olnud muuseumi aasta ja nii. Ja eks see ole kõigile, kes nüüd Eesti kultuuri säilitamisega seotud, on hea, kui sul on mingi fookus, teatud ajal mingi fookus millegi peal. Ja miks see on hea, on see, et esiteks sa võib-olla oma töid ja tegemisi siis nagu planeerid ka nagu paremini, aga see on koostööks väga hea. Sest ma loodangi, et nüüd järgmise kultuuriaasta kalendrisse meie siit ka jõuame ka Eesti kultuurikalendrisse oma üritustega, et meid märgatakse ka seal rohkem ja et meil tekib ka mingeid ühiseid, kõigil meil siis tekib neid puutepunkte ja mida rohkem koostööd, seda paremini liigub informatsioon, seda rohkem tublisid abilisi meil siin, keda ju tänavugi juba Eestist käis mitmeid ja mitmeid, aga ikkagi, et ka neid ühiseid asju on võimalik nagu välja tuua. Aga kultuuripärandi säilitamine, see on, mina olen muidugi nii muuseumidest ja arhiividest rikutud ja läbi imbunud, et ma ei kujuta teisiti ette, et öelda, et see on lihtsalt kohutavalt oluline meie jaoks. Mis kultuur oleks võimalik ilma teadmiseta oma minevikust? See lihtsalt ei ole võimalik. See kultuur muutub nii õhukeseks ja lõpuks on ta üks teine kultuur, kui see kaob. Kel ei ole minevikku, elab tulevikuta. Jah, nii on. Nii et see säilitamine on väga oluline, aga selline aasta ongi, et ta võib-olla ka sellisele sellele see imelik lihtne inimene, kes iganes ta on, eks ole, aga see inimene, kes igapäevaselt ei puutu kokku valdkonnaga, et võib-olla ka selle kõrvadesse ja silmadesse jõuab see teema rohkem ja mõeldakse selle peale rohkem ja mõistetakse selle asja tähtsust enam. Kuigi ma võin öelda, et eestlased nii siin kui seal on tegelikult väga kultuuriteadlikud ikka. Ma ei väsi kordamast, et eestlased on tublid kogujad. Tänu võib-olla Jakob Hurdale ja kõigil, kes pärast seda tulid, aga eestlased on väga tublid kogujad, ka väliseestlased väljaspool Eestit on väga tublid kogujad. See on fenomen, kui palju on väliseestlaste väikestel tegelikult ju kogukondadel ikkagi oma arhiive, mis siiani veel tegutsevad. Alternetist oleme me seda näinud, millised fantastilised inimesed seal taga on. Nii et seda on ka juba selleks vaja, et me saaksime nagu muule maailmale oma näiteks ka seda positiivset kogemust võib-olla paremini näidata. Et see on väga, väga hea mõte. Mulle väga meeldib see ja väga õigel ajal tuleb see aasta meie jaoks siin. Suur tänu. Vestlus sinuga on olnud väga positiivne, väga inspireeriv. Enne kui ma küsin oma viimase küsimuse, tahaks ma teada, on sul veel midagi lisada, mis sa tahad äkki jagada vaatajatega või midagi, mida sa tahad hingelt ära öelda nüüd, kui oleme uue aasta algusel? Tahaks teha paar kohe reklaami, järgnevad filmidest oli juttu, aga meil on ka muid toredaid üritusi tulemas. Loengute sari on meil tihe ja põnev nagu alati, aga jaanuarikuus läheb Tartu kolledžis lahti Alberta eestlaste näitus. Milda see tubli väikene ajaloorühmakene seal, nad on väga head tööd teinud ja see näitus oli üleval Alberta provintsi arhiivis kevadel. Nüüd on see siia jõudnud ja jaanuari lõpus me selle siin avame. Kerli Ilves ja Peeter Põldre avavad maikuus oma väga põneva, ma loodan, fotonäituse. Neil on tore kultuurivaatluse projekt olnud Tartus ja Torontos läbi viidud, nii et ootan huviga, milline see näitus saab olema. Aga muidugi, mida ma tahaks kõige rohkem ikkagi praegu teha, on tänada kõiki neid, kes on töötanud Vemu heaks, kõiki neid, kes on saatnud meile oma materjale, arhiive, raamatuid, fotosid, kandleid, vokke ja ka neid, kes on meid rahaliselt toetanud. Sest et toetus Vemule on tegelikult olnud ka rahalises mõttes pidev. On olnud väiksemaid ja suuremaid toetusi. Linda Karuks lööb neid summasid kokku, nii et praegu ma ei julge teile öelda, mis see selle aasta toetussummade suurus on, aga me tõesti väga täname kõiki, kes on töötanud ja toetanud
ja ka hea sõnaga teinekord toetanud, sest see on ka väga, väga tähtis. Nii et soovin kõigile head uut kultuuripärandi aastat ja rõõmsaid kohtumisi Vemu lipukirja all. Suur tänu Piretile, aitäh ja järgmise korrani.